ma arvan, on õige aeg laua alt see väike mulaažikene välja võtta või? Arvad? Ma arvan küll, kui me juba siin peatume. Ma nüüd ei tea, me peame vaatama, kas me YouTube'i seda üldse saame üles panna, sest äkki ei lähe nii-öelda siis vanuse piirangutes. Mario paneb selle blurri peale. Me testime natuke ja... Kui vana on teie keskmine selline vaataja? 18-24. No need on ju väga maiad juba. Aga lihtsalt siin ongi see, et kui näiteks, kui me ala Spotify või Apple podcasti kuulajad, te peate jällegi YouTube'i tulema, kui te tahate näha, mis siin praegu toimuma hakkab. Aga kui ei saa, siis me ilmselt paneme kuskile veel eraldi klipina üles, kus te saate siis vaadata. Robinil hakkab nobedate näppude voor vist praegu. Aga... Kummast me alustame, kas Herbertist või Lilitist? Kes oli Aadam esimene naine, noormehed? See Eva. Teil on täiesti vale info. Siis on Lilit oli naine, kes armastas seksi ja naudinguid ja ka minu mulaažide nimed. Tahame Lilitit vist saada praegu. Lilit mulle meeldib. No näitame. Mulle juba Lilit meeldib. Pole midagi teha. Võta siis endal need asjakesed sealt ära ilusti. Ma võtan. Ulatage mulle Lilit, palun. Ja kus juures ma pean ütlema ausalt. Nii, saad selle kätte? Ma saan. Ma pean tunnistama, et nagu see on väga raske. Nagu on ju tegelikult. Sa eeldaks, et selline asi võiks nagu nii palju kaaluda. Tegelikult on väga raske. On küll jah, selles mõttes huvitav näeb ta välja küll ja ütleme nii, et... jah. Ma väga soovin, et ma usun, et teie olete juba nii palju targemad, Andrei, et me ei kasuta libesteid magamistoa, sest libestid on saatanast. Ma julgen sul kirjutada, et ma tahtsin küsida, et mis too juurde oma seda õli. Ma olen otsa saanud. Aga äkki seda... Aga siis tuleb siit lusikaga võtta õlis ja saad pärast selle purgi endale, et ta ei pane oma näppe sinna sisse, siis te saate kodus jätkata. Aga Epp, kas me ei hakka siin selles mõttes täna täielikult sinu koolitus siin nii-öelda üks-ühele järgi tegema, et võib-olla me õpime äkki ühe asja täna, kui üldse võimalik, kui sa õpetad. Me ei taha spoilida kõik, mis Epul on välja mõeldud, kindlasti mingi siis amareluna.ee. Tegelikult, Andrei, täna on see, et minu kodulehekülg on eppkarrisin.com, sest Amare Luna on küll ka alles, kui te lähete amareluna.com, aga enamus eestlased otsivad Epp Karrisini seksikoolitused. Ja ma vahetasin ära. Ja seal on ka müügil see sama kookosõli, mis on tõesti nagu perfektne. Anu Saagim ütles ühes saates, et see on tema lemmik puuduta mind, et see sobib igasse auku. Literally. Ja ta ei lõhna, ta on siidiselt libe, eks ju. Tested väga ja tõesti ta on nagu imeline ja tõesti õppige teineteisele massaaži tegema. Üks hästi hea mäng on selline, näiteks kui mina läksin Robiniga paaranja, siis mina... kui oleks. Et näiteks mina tean naisena, et mul on kõrvad nii erogeensed, et need on tõesti reaalselt kõrvadest saab orgasma. Ma käisin esmaspäeval massaažis, eks ju, massöör tegi mulle kõrvamassaaži, ma vabandasin lihtsalt, sest ma ei suutnud ennast tagasi hoida. See on lihtsalt nii hea kõrvaorgasm, on ju. Ja näiteks mina siis puudutakski Robini kõrvasid ja tema sama tundega puudutab mind vastu. Ma tean, et minu õlad on ülimalt sellised tundlikud, eks ju. Ma puudutan Robini õlgasid ja tema puudutab peegeldusena vastu. Ja niimoodi varbotsteni. Ja siis on vahetus. Näiteks Robin talle nii meeldib, et ma susiksin ta pead, on ju. Mulle päriselt meeldib. Aga... Peamassaaž on nii hea. Või näiteks kas või näomassaaž või rinnamassaaž. Mehed naudivad samamoodi rinnamassaaži nagu naised. Mehed reaalselt saavad rindadest orgasme. See tuleb lihtsalt nagu nii oskuslikult teha. Ja lihtsalt ongi mõmm. Väga lihtsasti öelda. Aga võta siis siit lusikaga. Võtame, Andrei, ulata mulle. Näitame mingisuguse ühe võib-olla selle taktika ette. Näitame. Mis siis Robin võiks... Rinnamassaaži kohas on üks kuldreegel. Seda ei tohi kiirustades teha. Ja esimese asjana, mida kindlasti ei tohi, nibusid kruttida. Ja pigem rinnamassaaž on nagu häälestus, et sa tood naise nagu oma kehasse südame tasandile. Ma ei hakka bluusit vist ära võtma või peaksin või? Olgu, teeme siis niimoodi. Teeme siis niimoodi praegu. Kasutame hetkel mulaaži. Kas sa näid, kuidas ma joke'isin?
Jonkisin ka. Oli mingi. Wow, aga Epp, kuidas, alustame sellest, et sul on siin üks kreem. Käed peavad olema kindlasti soojad, kui sa alustad, eks ju. Nii, ja võetakse kreemi siis lihtsalt Võtad käe peale kreemi, sa pead käe peal ta tegelikult soojaks, ta hästi kiiresti sulab ära. Ja see tõesti nagu... Kas siuke kogus on okei? Jaa, kindlasti. Ja siis hästi rahulikult, eks ju, teed käed niimoodi soojaks nende koos selle õliga ja hakkad rinna peale kandma selliste pehmete paitavate puudutustega. Ma teen enda peale siis nagu peegelda seda. Vaadake mind sõbrad ja õppige. Epp räägib kaasa külje pealt, kuidas asjad teevad. Ja mina teen samal ajal mingisuguse Instastory näiteks. Et oluline seega, et sa puudutad peopesadega. Hiina meditsiin, meie peopesades on südameprojektsioon ja armastav tervendav energia liigub läbi meie käte. Puudutus on kõige võimsam teraapia, kui sa oled ise 100% kohal. Ta võib natuke jaha olla, sest oli autos meil. Nii et sa alustad lihtsalt niimoodi, et sa kannad selle kookosõli rindade peale. Hästi rahulikult ja aeglaselt. Hästi pehmelt. Kindlasti kiirustada ei tohi, sest nii kui sa hakkad kiirustama, siis läheb naine pigem pingesse. Ma pean ütlema, et need niplid on siuksed reaalsed ju. Aga ongi. See on väga reaalne asi tegelikult, ma ütlen. Ja koolitusel me meestel alati ütlen, et kui te harjutate siin mulaaži peal, mis on kunstrindadega ja te lähete koju ja nii suur ei ole, siis te ütle naisele, sul ei saagi seda teha, selle osa jätame vahele. Et me ikkagi vahet ei ole, kas naisel on suuremad rinnad, väiksemad rinnad, tundlikkus on ikka olemas. Siis hakkad tegema siit pealt niimoodi, nagu siit rinna esise pealt. Nibud on siin mul, aga siit pealt. Jaa, nii siit pealt. Mul on tõesti kahju inimestest, kes praegu lihtsalt audiot kuulavad, nii et... Ja siis siit külgedelt niimoodi, just nende randmepäkkadega külgedelt, see on nii mõnus, et sa just need küljed lükkad siit. Ja siis siit alt. Ja siis igat positsiooni võiks teha niimoodi 8-12 kordust, aga sa ei loe niimoodi 1-2-12, vaid see on hästi rahulik ja aeglane. Siis võtad ühe rinna. Ma ütlen naisele, et kui sul on 8 korda tehtud, et... Liigume edasi. Liigume nüüd edasi. Aga see kusjuures ongi nagu see, et sul ikkagist esimene kord, olgem ausad. Konspekt on voodis. Konspekt on põhimõtteliselt voodis, ega sa ei kohe jäta meelde seda. Seal on nii palju seda, aga kõik on väga vajalikud on seda. Ja siis võtad ühe rinna ja tõmbad niimoodi üles nagu, et sa võid ka nibusid puudutada, aga siis nagu mõnusa sellise nagu natukene survestades tuled ülesse. Siis võtad teise rinna. Samamoodi teed seda. See on nagu imelik, et kui Epp teeb, siis ma vaatan Eppu rindas. Ja peale seda... Ta näitab tutorialt sulle praegu. Teed vahelduvalt niimoodi parem ja vasak käsi niimoodi üks alt ja teine alt niimoodi vahelduvalt. No naise rinnanibud selle aja peale nagu kindlasti kikkis nagu herneterad, eks ju. Siis hakkad tegema sõrmedega spiraalid, hästi õrnad sellised sõrmespiraalid. Hästi rahulikult, aeglaselt, eks ju. Siis võtad siit rinna alt niimoodi toetad ja lihtsalt nagu kergelt vibratsioon hästi peene ja mingilt milkshake'i hakka tegema, et hästi nagu ei niimoodi ei tee ja hästi rahulikult. Rahulikult. Ja siis nagu hoiad siit nagu nibudest, lähed alla ja siis tuled ülesse. Nagu natukene nagu sikutaksid neid nibusid, lähed alla ja siis tuled ülesse. Kas see on võimalik, et mulaažil on juba nibud kikki läinud? Jaa, on rohkem läinud, jah. Ja siis sa näiteks toetad ühe käsi alla ja alustad nimetissõrmega välimisest oriooliservist, ehk see tumedast servast sissepoole niimoodi, liigud see rinnanibu peale. Ja siis mul endal hakkab juba nii hea lihtsalt nagu. Siis võtad teise sõrme. Ma olen varsti siin. Ja siis võtad kolmanda sõrme. Sa teed hästi, sul tuleb väga hästi välja. Ja siis on 4. sõrme teisega täpselt samamoodi hästi rahulikult aeglaselt. Et üks sõrm ja nibu pealt ja siis käid ka niimoodi üle siit sellest. Siis on 2 sõrme, väljapoolt sissepoole liikudes jällegi käid üle. Siis on 3 sõrme ja 4 sõrme. Ja see on ka hästi mõnus, et paned sõrmed peale lihtsalt niimoodi vibreerid nagu korraga. Hästi peenelt, see on nii hea. Ja siis peopesaga sees veel mängid niimoodi, et need nibud, õrnad riivakad, et tõsta natuke käsi kõrgemalt, see on lihtsalt õrn riivakas. Ja siis on ka hästi hea, kui sa nagu teed selle nibu märjaks on ju niimoodi. Naine on näiteks sinu peomendi. Ja siis puhud. On hästi hea. Tee järgi ka siis. Sa pead nibu peal. Ja siis puhud vaikselt.
ja see on väga hästi tehtud. aga ma tunnen, et mu laaž on erutunud täielikult. see tuli väga hästi Robin välja. ja väga tubli oled. ma pean nüüd selles mõttes leidma kellegi, kelle peal praktiseerida jah. sest see läheb meelest ära. ei lähe. Läheb küll. Andrei, tegelikult... sa pead seda suht tihti ikka tegema, noh. Et no peale koolitust on mina ütlen alati, et vähemalt nädala aja jooksul tuleks üks kord nagu see praktiliselt läbi teha, sest muidu ta lihtsalt läheb meelest ära. Ja üks nipp veel näiteks, et kui naine ütleb, et mul ei ole seksiisu, siis võta, kallista teda, hoia teda oma embuses, suudle temaga pikalt kirglikult, ütle kallis, ma teen sulle ainult rinnamassaaži. Enamus naised peale rinnamassaaži ütlevad muisu. Lähme seksi. see on cheat code.